loomade farm. Loomade farm. Loomade farm. Paar päeva hiljem, kui hukkamisest esile kutsutud õudus oli vaibunud, tuli mõnele loomale meelde. Või nad arvasid nii, et 6. käsk oli öelnud, ükski loom ei tohi tappa teist looma. Ja kuigi keegi ei tihanud mainida seda sigade või koerte kuuldes, oli siiski tunne, et aset leidnud tapatalgut ei sobinud sellega kokku. Ristik palus Benjamini, et see talle 6. käsu ette loeks. Ja kui Benjamin nagu tavaliselt ütles, et tema keeldub end säärastesse asjadesse segamast, kutsus Ristik Murieli. Muriel luges talle käsu ette ja see käsk kõlas nii. Ükski loom ei tohi tappa teist looma ilma põhjuseta. Nii või teisiti olid viimased 2 sõna loomadel mälust kadunud. Aga nüüd nad nägid, et käsku polnud rikutud, sest ilmselgelt oli küllaga põhjust tappa reeturid, kes olid lumepalliga liitu löönud. Terve aasta töötasid loomad veel rängemini kui mullu. Tuuleveski taas üles ehitamine 2 korda paksemate seintega kui varem ja sellega määratud tähtajaks valmis saamine hariliku farmitöö kõrvalt oli tohutu ülesanne. Oli aegu, mil loomadele paistis, et nad tegid pikemaid töötunde ja said halvemini süüa kui Jonesi päevil. Pühapäeva hommikuti luges Kiunats pikka pabeririba sõras, hoides neile ette arve, mis tõestasid, et igat sorti toiduainete toodang on kasvanud. On kasvanud 200, 300 või 500%, kuidas kunagi. Loomad ei näinud põhjust teda mitte uskuda, eriti kui nad ei suutnud enam selgelt mäletada, millised olid olnud tingimused enne ülestõusu. Ükspuha oli päevi, mil neile tundus, et parema meelega oleksid nad tahtnud vähem arv tunde ja rohkem süüa. Kõik korraldused jagas nüüd välja Kiunats või mõni teine siga. Napoleoni ennast polnud avalikkuses näha tihedamini kui iga 2 nädala tagant. Kui ta nähtavale ilmus, ei saatnud teda mitte üksnes koerte auvahtkond, vaid ka üks must kikas, kes kõndis tema ees ja oli iselaadi pasunapuhujaks, tuues kuuldavale valju kikeriki, kui Napoleon kõnelema hakkas.
Räägiti, et Napoleonil on isegi elumajas ruumid teistest sigadest lahus. Oma lõunaid sõi ta üksinda, kusjuures teda teenindasid 2 koera. Ta sõi ikka Crown Derby lõunaserviisist, mis oli seisnud elutoa klaaskapis. Samuti anti teada, et püssi lastakse iga aasta nagu muul 2 tähtpäeval, nii ka Napoleoni sünnipäeval. Napoleonist ei räägitud nüüd kunagi kui lihtsalt Napoleonist. Formaalses stiilis nimetati teda meie juhiks, seltsimees Napoleoniks, ja sigadele pakkus lõbu talle sääraseid tiitleid välja mõtelda nagu kõigi loomade isa, inimsoo hirm, lambatara kaitsja, pardipoegade sõber ja palju muud säärast. Kiunats rääkis oma kõnedes pisarsilmil Napoleoni tarkusest, tema südame headusest ja sügavast armastusest, mida ta tunneb kõikide loomade vastu igal pool, isegi ja eriti nende õnnetute loomade vastu teistes farmides, kes elasid siiamaani pimeduses ja orjuses. Oli saanud tavaks pidada igat edusammu ja õnnemärki Napoleoni teeneks. Sageli võis kuulda mõnd kana teisele ütlemas: meie juhi seltsimees Napoleoni juhtimisel olen 6 päevaga munenud 5 muna. Või 2 lehma hüüdsid tiigi ääres vett juues. Tänu seltsimees Napoleoni eestjuhtimisele, kui hästi see vesi küll maitseb. Farmi üldist tunnet väljendas hästi luuletus pealkirjaga Seltsimees Napoleon, mille oli kirjutanud Miinimus ja mis kõlas nii: vaeslaste lohutus, vaenlaste kohutus, mollide käskija, oo sina loodu kroon, su pilgupäikse all mäegib ka väikseim tall, hing õnnest värinal, oo suur Napoleon. Sinu käest saame kõik, sulle me tänuhõik. 2 korda päe täis meil kõht, pehme põhk, puhas koon. Rokk on me nina ees, loom puhkab rahu sees. Valvab meid seltsimees, oo suur Napoleon. Põrsad, kui tooksin maa, hariks neid hoolega, et nad maast madalast teaksid, mis õige on. Olema õpivad sulle truud ustavad, ruigavad kooris nad, oo suur Napoleon. Napoleon kiitis luuletuse heaks ja laskis selle kirjutada suure küüni teise otsa just 7 käsu vastu. Luuletuse kohale oli Kiunats valge värviga maalinud Napoleoni profiilportree. Vahepeal oli Napoleon advokaat Vinguri vahendusel alustanud keerulisi läbirääkimisi Frederiki ja Pilkingtoniga. Puuvirn oli ikka veel müümata. Neist 2 oli Frederik agaram puid endale saama, aga ta ei pakkunud mõistlikku hinda.
Samal ajal liikusid ringi taas elustunud kuuldused, nagu hauduvad Frederik ja tema mehed plaani loomade farmile kallale tungida ja tuuleveski maha lõhkuda, ehituse, mis olevat eriti Frederikis ägedat kadedust äratanud. Lumepallist teati, et ta luurab siiani Grönivere farmis. Kesksuvel ajas loomad ärevusse teada, et 3 kana on end üles andnud ja tunnistanud, nagu oleksid nad lumepalli õhutusel liitunud vandenõuga Napoleoni tapmiseks. Nad hukati otse kohe ja Napoleoni julgeolekuks võeti tarvitusele uued ettevaatusabinõud. 4 koera valvasid öösiti tema voodit, iga koer ise nurgas. Ja üks noor siga nimega Punasilm sai ülesandeks maitsta igat rooga, enne kui Napoleon sellest sõi, et kas see mürgitatud ei ole. Umbes samal ajal teatati, et Napoleon oli otsustanud müüa puud härra Pilkingtonile. Ta oli ka valmis sõlmima regulaarset kokkulepet teatud toodete vahetamiseks loomade farmi ja rebasemetsa farmi vahel. Napoleonil ja Pilkingtonil olid nüüd peaaegu sõbralikud suhted, ehkki neid vahendas ainult advokaat Vingur. Loomad umbusaldasid Pilkingtoni kui inimest, aga eelistasid teda suuresti Frederikile kui inimesele, keda nad nii kartsid kui ka vihkasid. Suve edenedes ja tuuleveski valmimisele lähenedes levis üha rohkem kuuldusi ähvardavast reeturlikust kallaletungist. Räägiti, et Frederik kavatsevad tuua nende vastu 20 meest, kel kõigil on püssid, ning ta olevat juba ära ostnud magistraadi ja politsei, nii et kui ta peaks kord loomade farmi omistuspaberid kätte saama, ei esita nood enam mingeid küsimusi. Rohkemgi. Gröniverest imbus välja hirmsaid jutte julmustest, mis Frederik oma loomade kallal korda saadab. Ta olla ühe vana hobuse surnuks piitsutanud. Ta näljutavat lehmi. Ta olla ühe koera ahju heitnud ja sel viisil tapnud. Ta lõbustavat end õhtuti kukkevõitlusega, olles kinnitanud kukkedele žiletitera tükke kannuste külge. Loomadel läks veri keema, kui nad kuulsid, milliseid asju nende seltsimeeste kallal toime pannakse, ning mõnikord nõudsid nad valjul häälel, et neil kõigil üheskoos lubataks rünnata Grönivere farmi, inimesed välja ajada ja loomad vabaks lasta. Kiunats aga andis neile nõu hoiduda rutakatest tegudest ning usaldada seltsimees Napoleoni strateegiat. Frederiki vastane tunne püsis siiski äge. Ühel pühapäeva hommikul ilmus Napoleon küüni ja seletas, et ta pole iial mõelnud puuvirna Frederikile müüa. Ta ütles, et ta peab oma väärikust alandavaks säärast sorti lurjustega üldse tegemist teha. Tuvidel, keda ikka veel välja saadeti, et nad kannaksid laiali sõnumit ülestõusust, keelati laskuda rebasemetsa territooriumile ja neile anti käsk vahetada oma senine hüüdlause surm inimkonnale uue hüüdlause vastu surm Frederikile. Hilissuvel paljastati veel üks lumepalli machinatsioone. Vili oli täiesti umbrohtu kasvanud.
ja avastati, et ühel oma öistest visiitidest oli lumepall seemnevilja sisse umbrohu seemet seganud. Üks komplotti pühendatud isahani oli oma süü Kiunatsile üles tunnistanud ja otsekohe enesetapu sooritanud, süües surmavaid karumustikaid. Nüüd kuulsid loomad ka seda, et lumepall polnud kunagi, nagu paljud olid senini uskunud, esimese järgu loomsangari medalit saanud. See oli paljas legend, mida lumepall ise oli pärast lehmalauda lahingut mõnda aega levitanud. Kaugel sellest, et teda oleks autasustatud. Teda oli laidetud lahingus üles näidatud arguse eest. Jällegi kuulas mõni loom seda teadet hämmeldusega. Kuid Kiunats oli võimeline neid veenma, et nende mälu peetis. Sügisel tohutu kurnava pingutusega, sest peaaegu samal ajal oli tulnud ka vilja lõigata, sai tuuleveski valmis. Masinavärk tuli veel sisse panna ja advokaat Vingur pidas läbirääkimisi selle ostuks, aga hoone ise oli valmis. Kõikide raskuste kiuste, hoolimata kogenematusest, algelistest tööriistadest, kehvast õnnest ja lumepalli reetmisest, oli tööga punkti pealt õigeks päevaks valmis jõutud. Väsinud, kuid uhked, kõndisid loomad ümber oma meistritöö, mis nende silmis näis isegi kaunim kui esimesel ehitamisel. Pealegi olid müürid 2 korda paksemad. Mingisugune lõhkeaine ei tee neid seekord maatasa. Ja kui loomad mõtlesid sellele, kuidas nad olid vaeva näinud, millistest araks löömistest üle saanud ja kui palju uut toob nende ellu see, kui tiivad pöörlevad ja dünamod töötavad. Kui nad kõigele sellele mõtlesid, kadus väsimus ja hõisates kepslesid nad ümber tuuleveski. Napoleon ise tuli oma koerte ja kikka saatel valmis tööd üle vaatama. Ta õnnitles isiklikult loomi nende saavutuse puhul ja kuulutas, et veski nimetatakse Napoleoni veskiks. 2 päeva hiljem kutsuti loomad Küüni erimiitingule. Üllatus lõi nad tummaks, kui Napoleon teatas, et ta on müünud puuvirna Frederikile. Homme tulevad Frederiki vankrid ja hakkavad seda ära vedama. Kõik see aeg, mil ta oli väliselt Pilkingtoniga sõprust pidanud, oli Napoleonil tegelikult olnud salajane kokkulepe Frederikiga. Kõik suhted Rebasemetsaga olevat katkestatud. Pilkingtonile olevat saadetud solvavaid läkitusi, tuvidel olevat kästud Grönivere farmist eemale hoida ja muuta oma loosung surm Frederikile loosungiks surm Pilkingtonile. Samal ajal kinnitas Napoleon loomadele, et jutud loomade farmi ähvardavast kallaletungist on täiesti valed ja lood Frederiki julmustest oma loomade vastu on suuresti liialdatud. Kõigi nende kuulduste taga olevat algselt seisnud küllap vist lumepall ja tema agendid. Nüüd ilmnes, et lumepall ei varjanud end hoopiski mitte Gröniveres ja tegelikult polnud seal üldse olnudki. Ta elas ja räägiti, et päris luksuslikult Rebasemetsas.
ja õigupoolest oli olnud läinud aastatel Pilkingtoni stipendiaat. Napoleoni kavalus viis sead ekstaasi. Näilise sõprusega Pilkingtoni vastu oli ta pannud Frederiki 12 naela võrra hinda tõstma, ent nagu rääkis Kiunats, näitas seltsimees Napoleoni mõistuse üleolekut ennekõike see fakt, et ta ei usaldanud kedagi, isegi Frederiki mitte. Frederik oli tahtnud maksta puude eest millegi tšekiks kutsutuga, mis paistis olevat paberitükk sellele kirjutatud maksulubadusega. Aga Frederiki jaoks oli Napoleon liiga kaval. Ta oli nõudnud maksmist tõelistes, 5 rahatähtedes, mis tuli üle anda enne puude äraviimist. Frederik oli juba maksnud ja makstud summast jagus parajasti tuuleveski masinavärgi ostmiseks. Vahepeal veeti puud suure kiiruga minema. Kui riit oli kadunud, peeti Küünis teine erimiiting, et loomad näeksid Frederiki rahatähti. Õndsalt naeratades, mõlemad aurahad rinnas, lebas Napoleon poodiumil õlgedest asemel, raha tema kõrval, kenasti kuhjas, kõik elumaja köögist pärit portselanvaagnal. Loomad läksid aeglaselt rivis rahast ja Napoleonist mööda ja igaüks võis oma isu täis vahtida. Ja Tümpsa ajas nina ligi, et rahatähti nuusutada ning õhukesed valged paberilipakad lendlesid ja kahisesid tema hinguses. 3 päeva hiljem puhkes pöörane tohuvapohu. Surnukahvatu näoga advokaat Vingur tuli jalgrattaga 1004 teed mööda, viskas ratta õuele ja tormas otse elumajja. Järgmisel hetkel kõlas Napoleoni ruumidest summutatud raevuruie. Uudis toimunust levis farmis nagu kulutuli. Rahapaberid olid võltsitud ja Frederik oli saanud puud. Jumala muidu. Napoleon kutsus jalamaid loomad kokku ja hirmsa häälega kuulutas Frederikile surmaotsuse. Ta ütles, et kui Frederik kätte saadakse, tuleb ta elusalt ära keeta. Samal ajal hoiatas ta loomi, et pärast seda reeturlikku tegu võib oodata kõige halvemat. Frederik ja tema mehed võivad iga hetk seda kaua oodatud kallaletungi alustada. Kõigile farmi juurdepääsuteedele pandi välja vahipostid. Lisaks saadeti 4 tuvi Rebasemetsa lepitusläkitusega, millest loodeti, et see võib taastada head suhted Pilkingtoniga. Juba järgmisel hommikul kallaletung algaski. Loomad olid hommikus söömas, kui sisse tormasid piilurid uudisega, et Frederik ja tema kaaslased on juba karjaväravast läbi tulnud. Küllalt vapralt läksid loomad neile vastu, aga seekord ei saanud nad nii kerget võitu kui lehmalauda lahingus. Tulemas oli 15 meest, poole tosina püssiga ja 50 meetri pealt avasid nad kohe tule. Loomad ei suutnud hirmsatele paukudele ja nõelavaile haavleile vastu panna ning hoolimata Napoleoni ja Tümpsa pingutustest nende ridu koondada, löödi nad tagasi. Osa neist oli juba haavatud.
Nad tõmbusid farmihoonetesse varjule ning piilusid ettevaatlikult piludest ja oksahaukudest. Hetkeks näis koguni Napoleoni tarkus otsas olevat. Ta sammus sõnagi lausumata edasi, tagasi ja võngutas kangelt saba. Rebasemetsa poole saadeti igatsevaid pilke. Kui Pilkington ja tema mehed neid aidanuksid, oleks veel olnud võimalik võita. Kuid sel hetkel pöördusid eelmisel päeval välja saadetud tuvid tagasi ja üks neist kandis paberitükki Pilkingtonilt. Sellele oli pliiatsiga kirjutatud paras teile. Vahepeal olid Frederik ja tema mehed peatunud tuuleveski juures. Loomad jälgisid neid ja kostis kohkumuse pominat. 2 meest olid välja võtnud raudkangi ja suure sepahaamri. Nad valmistusid tuuleveskit maha lõhkuma. Võimatu, hüüdis seltsimees Napoleon. Selleks ehitasime müürid kaugelt liiga paksud. Nad ei suuda seda nädalagagi maha lõhkuda. Julgus, seltsimehed! Benjamin aga jälgis meeste liigutusi pingsalt. Nood 2, kel olid vasar ja kang, lõhkusid otse tuuleveski alusmüüri kohale auku. Aeglaselt ja säärase ilmega, nagu oleks kogu see lugu neid peaaegu lõbustanud. Ja siis noogutas Benjamin mõnuga oma pikka koonu. Seda ma arvasingi, ütles ta. Kas te näete, mida nad teevad? Järgmisel hetkel topivad nad sellesse auku püssirohtu. Loomad ootasid õuduses. Nüüd oli võimatu hoonete varjust nina välja pista. Mõne minuti pärast nähti, kuidas mehed igas suunas laiali jooksid ja siis käis kurdiks lööv kõmakas. Tuvi tõusis lendu ja kõik loomad peale Napoleoni viskusid kõhuli maha ja peitsid oma päid. Kui nad jälle püsti tõusid, hõljus sellel kohal, kus oli seisnud tuuleveski, hiiglaslik must suitsupilv. Tuuleiil ajas selle aegamisi laiali ja selgus, et tuuleveski oli lakanud olemast. Seda nähes tuli loomadel julgus tagasi. Hetk varem tuntud hirm ja meeleheide uppusid raevu selle alatu põlastusväärse teo pärast. Kostis võimas kättemaksukisa ja enamat käsku ootamata sööstsid loomad summas edasi otsejoones vaenlase peale. Seekord ei teinud nad väljagi julmadest haavlitest, mida neile sadas nagu rahet. See oli metsik, see oli ränk lahing. Mehed tulistasid aina uuesti ja kui loomad olid päris lähedale jõudnud, andsid pihta oma keppide ja raskete saabastega. 1 lehm, 3 lammast ja 2 hane said surma. Ja peaaegu kõik olid haavatud. Ja isegi tagatiival operatsioone juhtivat Napoleoni oli 1 haavel saba otsast riivanud, aga mehedki ei pääsenud terve nahaga. 3 neist oli tümpsa kabjahoopidega pea sisse löönud. 1 oli lehm sarvega kõhtu puskinud, teisel rebisid Jesse ja kellukas peaaegu püksid jalast. Ja kui Napoleoni ihukaitse 9 koera, kellel ta oli käskinud hekivarjus ringi minna, metsikult haukudes järsku külje pealt välja ilmusid, sai paanika meestest võitu. Nad nägid, et neid ähvardab oht piiramisrõngasse sulguda. Frederik karjus oma meestele, et nad jalga laseksid, kuni see veel võimalik on, ja järgmisel hetkel lidus arg vaenlane kalli elu eest. Loomad
jälitasid inimesi põllu otsani ja andsid neile viimased hoovid, kui nad ennast okashekist läbi pressisid. Loomad olid võitnud, kuid nad olid väsinud ja haavatud. Pikkamisi hakkasid nad farmi poole tagasi lonkama. Rohul lebavate surnud seltsimeeste nägemine liigutas mõnda neist pisarateni ja väheks ajaks peatusid nad kurvas vaikuses selles paigas, kus kord oli seisnud tuuleveski. Jah, see oli läinud. Peaaegu viimanegi jälg nende töövaevast oli kadunud ja isegi alusmüür oli osaliselt purustatud. Ja veski uuesti üles ehitamiseks ei saanud nad seekord kasutada maha langenud kive nagu varem. Seekord olid kividki kadunud. Plahvatuse jõud oli paisanud need 100 meetri taha. Tundus, nagu poleks tuuleveskit kunagi olnudki. Kui nad farmile lähenesid, tuli neile kõikudes vastu Kiunats, kes võitluse ajal oli seletamatul kombel kadunud olnud, võngutas saba ja kiirgas rahulolust. Ja farmihoonete poolt kuulsid loomad pidulikku püssipauku. Mispärast see püss paugub, küsis Tümpsa. Meie võidu tähistamiseks, hüüdis Kiunats. Mis võidu, küsis Tümpsa. Tema põlved veritsesid. Ta oli kaotanud ühe raua ja lõhestanud kabja ja tagajalas oli tosin haavlit. Mis võidu, seltsimees? Kas me ei kihutanud vaenlast oma pinnalt minema? Kas me ei kihutanud vaenlast minema loomade farmi pühalt pinnalt? Aga nad hävitasid tuuleveski ja me ehitasime seda 2 aastat. Kah mul asi, me ehitame teise tuuleveski. Me ehitame 6 tuuleveskit, kui meil selleks tahtmist on. Sa ei hinda seda vägevat tegu, millega sai hakkama seltsimees Napoleon. Seesama pind, millel me praegu seisame, oli vaenlase valduses ja nüüd tänu seltsimees Napoleoni juhtimisele võitsime iga tolli sellest tagasi. Siis võitsime tagasi, mis meile ennegi kuulus, ütles Tümpsa. See ongi meie võit, ütles Kiunats. Nad lonkasid õuele. Haavlid Tümpsa kintsus tegid piinavat valu. Ta nägi enda ees ränka tööd, et tuuleveskit alusmüürist peale uuesti üles ehitada ja kinnitas juba oma vaimu sellest ülesandest jagu saamiseks, kuid esimest korda tuli talle pähe, et ta on 11 aastat vana ja et vahest pole tema võimsad lihased enam päriselt need, mis nad olid kunagi olnud. Aga kui loomad nägid rohelist lippu lehvimas ja kuulsid jälle püssipauku, kokku lasti püssi 7 korda ja kuulsid Napoleoni kõnet, kes õnnitles neid nende panuse puhul, siis näis neile ometi, et nad on saavutanud suure võidu. Lahingus tapetud loomad maeti maha pidulikult. Tümpsa ja Ristik vedasid surnuvankrit ja Napoleon, seltsimees Napoleon ise sammus rongkäigu eesotsas. Pidustuste päralt jäeti tervelt 2 päeva. Lauldi, peeti kõnesid ja paugutati veelgi püssi. Ning erilise kingitusena sai iga loom terve õuna ja iga lind 100 grammi teri ja iga koer 3 kakku.
anti teada, et lahing nimetatakse tuuleveski lahinguks ja et Napoleon on rajanud uue autasu, rohelipu ordeni, millega ta on autasustanud iseennast, suurt seltsimees Napoleoni. Üldises rõõmutsemises unustati õnnetu lugu rahatähtedega. Mõni päev hiljem juhtus, et sead sattusid elumaja keldris kasti viski peale. Maja esimesel ülevõtmisel oli see 2 silma vahele jäänud. Sel ööl kostis elumajast valju laulmist, millesse teiste loomade üllatuseks segunes jupikesi kodumaa loomadest. 9:30 paiku nähti selgesti, kuidas tagauksest ilmus välja Napoleon, Jonesi kõvakübar peas, galopeeris kiiresti ümber aia ja kadus majja tagasi. Hommikul aga lasus elumaja kohal sügav vaikus. Ükski siga ei paistnud ennast liigutavat. Kell oli juba peaaegu 9 ja alles siis ilmus välja Kiunats. Ta kõndis aeglaselt ja rusutult. Tema silmad olid tuhmid ja saba tolknes taga. Kiunats ilmutas kõiki tõsise tõve tundemärke. Ta kutsus loomad kokku ja teatas neile, et tal on edasi anda hirmus uudis. Seltsimees Napoleon on suremas. Tõusis hädahala taevani. Elumaja uste ette pandi õlgi maha ja loomad käisid kikivarvul. Pisar silmil küsisid nad üksteiselt, mis siis küll teha, kui nende juht, seltsimees Napoleon, neilt ära võetakse. Käis ringi kumu, et lumepallil oli lõpuks siiski õnnestunud Napoleoni toitu mürki sokutada. Kell 11 tuli Kiunats välja järjekordse teadaandega. Oma viimase teona siin maa peal oli Napoleon andnud välja piduliku dekreedi. Alkoholi joomist tuleb karistada surmanuhtlusega. Õhtuks näis Napoleon siiski veidi kosuvat. Ja järgmisel hommikul võis Kiunats teatada, et seltsimees Napoleon on kenasti tervenemas. Selle päeva õhtuks oli Napoleon tööpostil tagasi ja järgmisel päeval kuuldi, et ta on teinud advokaat Vingurile ülesandeks osta Wellingtonist paar brošüüri õllepruulimise ja viinaajamise kohta. Nädal hiljem andis suur seltsimees Napoleon korralduse, et väike karjamaa viljapuuaia taga, mis algselt oli kavatsetud jätta kõrvale rohumaana töövõime kaotanud loomadele, tuleb üles künda. Teatati, et karjamaa on välja kurnatud ja vajab uut rohukülvi, kuid peagi saabus uudis, et seltsimees Napoleon kavatseb sellele otra külvata. Umbes tolle ajapaiku toimus kummaline vahejuhtum, mida vaevalt keegi suutis mõista. Ühel ööl, nii kella 12 paiku kostis aiast vali mürtsatus ja loomad tormasid tallidest lautadest välja.
oli kuuvalge öö. Suure küüni otsaseina all, kuhu oli kirjutatud 7 käsku, lebas pooleks murdunud redel. Selle kõrval oli siruli maas hetkeks uimaseks löödud kiunats. Kiunatsi lähedusse jäid latern, värvipintsel ja kummuli läinud pott valget värvi. Koerad moodustasid otsekohe kiunatsi ümber ringi ja niipea, kui ta oli võimeline kõndima, saatsid ta elumajja tagasi. Ükski loom ei taibanud, mida see pidi tähendama, välja arvatud vana eesel Benjamin, kes noogutas teadjal ilmel koonu ja näis asja jagavat, aga ta ei öelnud midagi. Mõne päeva pärast märkas Muriel enda tarbeks 7 käsku üle lugedes, et oli veel üks käsk, mida loomad olid valesti mäletanud. Nad olid mõelnud, et 5. käsk kõlab nii: ükski loom ei tohi pruukida alkoholi. Aga seal oli veel üks sõna, mille nad olid unustanud. Tegelikult kõlas käsk nii: ükski loom ei tohi pruukida alkoholi ülemäära. Loomade farm.